Me peame seega riigi rolli uuesti mõtestama. Valitsuse poolt otsustatud 10% tegevus- ja majanduskulude kärbe oli riigieelarve olukorra parandamiseks ja kulutuste kontrolli alla saamiseks vältimatu. Ent see on riigi koomale tõmbamisel esimene samm. Me peame valdkondade kaupa üle vaatama, kus on võimalik vähemaga teha rohkem. Teeme seda koos ettevõtjatega, kellel on palju kogemusi ja parem tunnetus enda ettevõtete efektiivsemaks muutmisel. Ettevõtjad näevad igapäevaselt kõige paremini, kus riik teeb asju, millega saaks erasektor paremini hakkama või kus avalik sektor on lihtsalt raiskav. Aastatega ehitatud ja üha süvenev eelarvekriis pole jätnud valikut. Oleme sunnitud tegema raskeid maksuotsuseid. Ehkki Euroopas on keskmine lausa 41%, on meie maksukoormus tõusmas harjumuspäraselt 34%-lt 36%. Kõigi eestlaste julgeoleku tagamiseks oleme otsustanud tähtajalise julgeolekumaksu sisseviimise. Kodanikud ja ettevõtted panustavad, et Eesti jääks püsima, et meil oleks investeerimiskeskkond, mida ei häiri julgeolekuhirmud ning noortel oleks kindlus tuleviku ees. Oleks kindlus luua pere ja kasvatada lapsi. Kõrgem maksukoormus peab olema tähtajaline. Madal maksukoormus ja efektiivne riik, mis tegeleb tõesti vaid oluliste asjadega, on olnud Eesti konkurentsieelised ja peavad seda olema ka tulevikus. Meil tuleb seista selle eest, et pärast 2028. aastat kaoks maks ettevõtete kasumilt ning tulumaks alates esimeselt teenitud eurost. Selleks peame veelgi vähendama riigieelarve kulutusi ja kiirelt parandama majanduskeskkonda, et Eestisse tuleks uued ettevõtted ja uued investeeringud, mis loovad töökohti ja suurendavad maksutulu. Hinnatõus on suur väljakutse nii Euroopas kui meil. Hindade kasvul on palju objektiivseid põhjuseid. Venemaa vallutussõda Ukrainas on tõstnud energiahinda ja muutnud paljud odavad tootmissisendid kättesaamatuks. Sanktsioonid on hädavajalikud, kuid ka need tõstavad paljude toodete hindu, eriti meil siin Venemaa naabruses. Kui maailmas algab tariifisõda, tekitab see uue hinnasurve. Me peame hoolega mõtlema, mida saame hinnakasvu pidurdamiseks teha. Ent kindlasti ei ole lahenduseks hindade riiklik kontrollimine, mida tõsiselt kaalutakse meie naaberriikides. Lahenduseks on vabam turg ja suurem konkurents. See tähendab dereguleerimist, riigi järelevalve ja kodanike aruandluskohustuste vähendamist ja tugevamat konkurentsi tagamist. Iga nõue on samal ajal turutõke, eriti väikestele ettevõtetele. Me peame nõudeid vähendama. Nii põllumajandustootjatele, toitlustus- kui majutusasutuste puhul, luues konkurentsi juurde. Vähem aruandlust vähendab ettevõtete kulusid ja võimaldab hindu alandada. Konkurentsi tagavad riigiametid peavad töötama tulemuslikult.